Lume alt hakkavad välja sulama ka meie väliterassid ja välimööbel. Nüüd on õige aeg talvekahjustuste likvideerimiseks ja asjadele uue värskuse andmiseks. Ilmselt on õige aeg vaadata üle oma väliruumid. Terrassid on toredad kohad suvel istuda, aga talvega on need ilmselt kõvasti kannatada saanud. Mis tavaliselt talvel terrassidega juhtub? Talvel ikkagi sajab terrassile lumi, pidevalt see lumi on seal peal. Terrassid märguvad ja niiskuvad ning vettivad läbi ning seoses sellega juhtub ka selline asi, et on kogunenud sinna tolmu saastet, millel siis hakkab elama elu. Kogunevad sinna seeneeosed, erinevad mikroobid ja need siis hakkavad kasvama ja kahjustavad puitu kuni selleni siis, et puit mädaneb läbi ja pehkib ära lihtsalt. Mis siis selle vastu teha, et niisugune asi ei juhtus? Selle jaoks oleks tegelikult kõige õigem teha selliseid hooldusõlitusi. Terrasside puhul ja aiamööbli puhul kuskil ütleme 2, 3, 4 aastase vahedega, et siis see terrass püsib kaua värske, ei mädane läbi. Kuidas hooldusõlitamist kõige õigem teha oleks? Et kas piisab sellest, et ma kannan lihtsalt uue õli peale või on seal vaja põhjalikumat süveneda? Hooldusõlitamise puhul peaks tegelikult pinna üle kõigepealt vaatama. Nagu siingi on näha tegelikult, et on natukene hallitust ja rohetust, siis kõigepealt peab selle hallituse kindlasti eemaldama. Hallituse eemaldamiseks on kõige parem kasutada siis sellist spetsiaalset hallitusvastast vahendit Tikkurila Homen Poisto. Tegemist on siis naatriumhüpokloriidi lahusega ja seda siis lahjendatakse tegelikult veega 1:3 ja selle lahjendatud kontsentraadiga siis pestakse see terrass üle. Kindlasti nüüd peale seda hallitusvastast töötamist peaks selle terrassiga üle veega loputama uuesti. Seejärel peaks siis laskma tal ära kuivada ning lihtsalt kantaksegi see hooldusõli uuesti sinna pinnale ja tegelikult nii lihtne see asi ongi. Kuidas see terrassi siis uuesti õlitamise protsess õieti algama peaks, et ma saan aru puhastamine, pesemine, aga kuidas see ajaline järjestus või palju seal etappide vahel peaks aega olema? No esiteks on see, et juba see, kui hooldusõlitamist teha, peaks vaatama, et väljas on juba tugevad plussid, päike paistab, terrass on juba piisavalt ära kuivanud. Kui nüüd on palju hallitust, siis võib isegi kasutada terasarja ja nüüd enne, kui nüüd õlitama hakata, siis jällegi peaks kindlasti vaatama, et see terrass oleks piisavalt kuiv. Kui see terrassilaud on märg ja vesi on ees, siis õli sinna sisse ei lähe, õli sinna peale ka ei nakku ja tegelikult siis sellest absoluutselt mingit kasu ei ole. Mitu korda ma peaksin õlitama? Õli kantakse pinnale ühes kihis, et kui on näha, et õli läheb ilusti puidu sisse ära, ja on näha, et tegelikult sinna mahuks veel, ehk siis puidupind läheb jällegi nagu selliseks matiks või kuivaks, siis tuleb sinna õli anda juurde. Ja õli tuleb siis anda nii kaua juurde, et see terrassipind oleks korralikult õlist küllastunud. Siis võiks seista see pind umbes 15-20 minutit. Kui jäävad mingisugused loigud, siis need loigud ära pühkida kaltsuga, et ei jääks need loike sinna. Ja kui see üleliigne õli on ära eemaldatud, siis tegelikult pind ongi valmis. Aga ta võiks ikka taheneda või kõveneda vähemalt mõned päevad. Kui me nüüd konkreetsemate ainete juurde tuleme, siis õlidest täpsemalt, et mis valikud meil siin on? Õlisid on ka tegelikult erinevaid. On sellised traditsioonilised või klassikalised ehk siis lahustibaazilised õlid. Ja täna me tegelikult siin kasutame ka seda lahustibaasilist Tikkurila Valti puuõli. Ja seda saab ka toonida. Tooni valik on suhteliselt lai. Välistoonid on sellised rohkem pastelsemad, sisetoonid on kirkamaid, sellepärast et väljas on päike ja päike pleegitab sellised kirkad ja väga intensiivsed toonid suhteliselt ruttu ära. Edasi on tegelikult olemas ka tänapäevased õlid, mis on siis juba vesi baasil, ehk siis sa saad veega töövahendid puhtaks pesta. Need tooted ei lõhna lahusti järgi, nad ei ole siis nii palju mürgised inimesele. Ning kuna on välja kujunenud teatud lemmiktoonid inimestel, siis on ka valmistoonid. Ja valmistoonid on siis Tikkurila Valti kaluste ja terrassiõlil on siis must, hall ja pruun. Et see on selline kiire ja lihtne lahendus, lähed poodi, võtad endale valmis tooni, ei pea selle toonimise eest eraldi maksma, et selline mugavale inimesele. Ning lisaks on olemas ka selline õli nagu
Valti non-slip, see on nüüd libisemisvastast ainet sisaldav õli ja seda nüüd soovitataksegi kasutada terrassidel, käiguteedel. Seal on siis kerge selline abrasiiv sees, et eriti kui tegemist on selliste siledate terrassilaudadega. Ta jääb kergelt karvane pild, et kui plätuga sinna peale astuda ja terrass on kastene, et siis ei tekiks nii-öelda sellist vesiliugu. Milliseid spetsiaalseid tööriistu mul teie vahendite kasutamiseks vaja läheb? Pesemiseks kasutatakse sellist tavalist majapidamise harja. Õlipinnale kandmine käib siis tavalise fassaadipintsliga. Üldiselt need on kas siis kombineeritud harjastega selline paksem pintsel ja tegelikult eesmärk pintslil ongi see, et see õli ajada lihtsalt ühtlaselt sinna terrassi peale laiali. Kui nüüd inimesed, kes täpselt ei tea, kuidas neid materjale kasutada või ei oska ka täpselt töövõtteid, siis mis nendele võiks öelda? Nendele tegelikult meil on spetsiaalne koolitus tulemas ja koolitus toimub 18. aprillil Tikkurila koolituskeskuses Tallinnas ja koolitus ongi aiamööbli ja terrasside viimistlemine. See koolitus on tasuta ning sinna saab registreerida läbi meie kodulehekülje, milleks on vivacolor.ee. Ja mis seal koolitusel siis täpsemalt õpetatakse? Seal me võtamegi läbi kõik sellised õues olevad puidust aiaehitised, terrassimööbel, õuemööbel, terrassid, anname seal näpunäiteid, räägime põhitõed lahti, näitame ka praktiliselt ette, mismoodi neid töid läbi viia, nii et tegelikult see on väga kasulik sellisele inimesele, kes siis plaanib nüüd kevadel või suvel õues toimetama hakata. Ärge jätke siis kasutamata võimalust end tasuta koolitada lasta. Värvimine, see ei ole lihtsalt pintsliga vehkimine. Korralikult tehtud töö püsib kaua ilus ja kaitseb värvitud pindu.